Tundub, et see on siiski alanud. Venemaa sulges kiiresti piirid oma põhjanaabritega ja nüüdsest saab venelane lahkuda oma riigist ainult Valgevenesse või Aasia riikidesse, kuid mitte Euroopasse. 3 NATO riiki on nüüdsest venelaste jaoks nukus. Samal ajal soovitab Saksamaa ametlikult ja samuti kiiresti oma kodanikel Venemaa territoorium kiiresti lahkuda. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Sõrsk ütleb otse, et Venemaa kindralstaap on Vladimir Putini käsul juba välja töötanud uue pealetungi stsenaariumid ning kõige tõenäolisem löök tuleb põhjas, eriti Tšernigivi piirkonnas. Või toimub rünnak just NATO riikide vastu. Selle taustal põletavad Ukraina raketid Flamingo Iskandalite tehaseid 1500 kilomeetri kaugusel rindest. Ja nüüd on juba peaaegu pool Venemaast nende suurepäraste Ukraina rakettide ulatuses. Selles saates paneme me kõik selle kenasti paika. Esiteks, mida tähendab Putini ootamatu piiride sulgemine ja miks Euroopa hakkas rääkima oma inimeste evakueerimisest kogu Venemaa territooriumilt? Teiseks, kuidas täpselt Ukraina kaubmaaraketirünnakud ajasid Kremlile lõksu? Naftatöötlemistehased põlevad, kütusekriis lahvatab. Vahetult enne Venemaa riigiduuma valimisi sattus Vladimir Putin lääne luureandmete kohaselt omaenda kaotuse pantvangiks. Kolmandaks, millises suunas Venemaa valmistab ette eskalatsiooni? See on Tšernigivi suund. Provokatsioonid Poola ja Balti riikide vastu. Ja muidugi küsimus kuulujuttudest uue mobilisatsiooni kohta Venemaal. Ja neljandaks, kõige tähtsam. Kas Ukraina löögid Venemaa territooriumi sügavusse võivad rikkuda Putini plaane just eskalatsiooni osas? Või vastupidi, hoopis sunnivad teda selles sõjas panuseid tõstma? Ühesõnaga, nagu tavaliselt, hakkamegi nüüd kõike seda koos arutama. Minu nime on Aleksei Betši, arutame koos kõiki neid teemasid. Aga enne kui alustame, palun tellige kanali ja pange videole like. Ja ärge unustage jätta oma kommentaari selle video alla. Samuti liituge minu Telegrami kanaliga Betši News. Link sellele on samuti selle video kirjelduses. Miks ma sündsin see filmi? Diislikütus, bensiin jah, Jaltas. Meil maksab bensiin 650 mõnikord, 300, 350 või 400. Oleneb inimesest. Aga puhkajatele Jaltas müüakse seda 1000 rubla eest. Kui palju te müüksite selle bensiini Putinile? Putinile ma annaksin vastu vahtimist. Alustame siis uudisest, mis andis sellele saatele ka nime. Venemaa sulgeb piirid, mis võib viidata ettevalmistustele eskalatsiooniks. Venemaa valitsus peatas alates tänasest 1. juulist ajutised rongiliikluse piiripunktides Soome, Eesti ja Läti piiril. Määruse sõnastus on kuiv, pealegi murettekitav. Ajutiselt peatada isikute, sõidukite, kaupade ja veoste liikumine raudtee piiripunktide kaudu riigipiiri teatud lõikudel. Ja siin ongi selle olukorra juures oluline. Selle otsuse põhjused ei avaldata ning piirangute kestust ei nimetata. Ja just see seletuste puudumine ongi signaal, sest kui te justkui millekski ei valmistu, midagi ei karda, siis te ei hakka piire sulgema, eriti arvestades kõike muud, mis toimub. Sellest räägime edasi selles saates. See näebki välja kui ettevalmistuse osa edasiseks isoleerimiseks ja eskalatsiooniks. Teisalt märgin kohe ära, et juba paar päeva tagasi hakati Venemaa Föderatsiooni Murmanski oblastis lihtsalt sulgema föderaalseid maanteid ja kontrollima kogu transporti, mis liigub piirkonna pealinna suunas. Pealegi lülitasid Venemaa võimud piirkonda sisenemisel välja mobiilside ja internetti. Jõustruktuurid kontrollivad põhjalikud sõiduautosid, pöörates erilist tähelepanu pagasiruumi sisule. Veokid otsitakse läbi teenistuskoerte abil. Esmaspäeval kinnitas Murmanski operatiivstaapled ulatuslikud kontrollid. Samuti soovitati juhtidel oma teekonnale mitu lisatundi varuda, sest enne Murmanski oblastisse sisenemise kontrolli tuleb seista tohutus järjekorras. Samal ajal hoiatasid Murmanski oblasti võimud 27. juunil. Soome ja Norraga piirnevate piirkondade elanikke hoiatati välismaiste diversiooni ja luuregruppide aktiivsuse eest. Kuid peagi mingil põhjusel see teade kustutati. Ja nüüd pealtnägijate sõnul kehtestati piirkonnas mitteametlikult terrorismivastane operatsioonirežiim. Ja nüüd toimub ka piiride sulgemine.
ja selles olukorras ma arvan, et toimub täielik transpordikontroll ja piiride sulgemine. See on hirm Ukraina operatsiooni ämbliku võrkkordumise ees. Selle käigus ründasid veoautodes peidetud droonid Venemaa strateegilisi sõjaväe lennuvälju, sealhulgas Oleni lennubaasi just nimelt Murmanski oblastis. Siis eelmisel aastal tabati selles objektist 4 tuumapommitajat Tu-95. Üks sõjaväetransportlennuk AN-12 ja üks ülehelikiirusega raketikandja Tu-22 M3. Kuid peaaegu samaaegsel piiride sulgemisega tuleb Venemaa poolt ka teine uudis ja see räägib sellest, kuidas seda olukorda nähakse Euroopas. Saksamaa välisministeerium karmistas soovitusi Venemaale reisimise kohta ja kutsus oma kodanikke üles kiiresti sellest riigist lahkuma. Kui varem puudutas hoiatus peamiselt Ukrainaga piirnevaid piirkondi, siis nüüd laieneb see hoiatus kogu räpase Venemaa territooriumile. Saksa ametkond hoiatas, et droonirünnakute oht püsib kogu Venemaa territooriumil. Ametkond märkis Moskva, Sankt-Peterburi ja Leningradi oblasti. Viimastel kuudel on need üha sagedamini massiivsete droonirünnakute sihtmärgiks. Hoolimata õhutõrjesüsteemi olulisest tugevdamisest Moskva ümber on droonirünnakud ja nende russude allakukkumine põhjustanud kahju. Mõnel juhul oli see kahju üsna märkimisväärne. Kõige ohtlikumateks peab Saksamaa. Saksamaa peab Belgorodi, Brjanski, Kurski, Voroneži, Rostovi oblasti ja Krasnodari kraid kõige ohtlikumateks. Ja siis Saksamaa välisministeerium esitas terve nimekirja sellest. Miks Venemaal on muutunud mitte ainult elamine, vaid isegi lihtsalt viibimine ebaturvaliseks? Saksamaa välisministeerium hoiatas võimalike lennuliikluse katkestuste eest. Droonirünnakute tõttu kehtestatakse Venemaal regulaarselt piiranguid lennujaamade tööle. See toob kaasa hilinemisi ja lendude tühistamisi. Soovituses mainitakse ka kütusevarustuse katkestusi mõnes Venemaa piirkonnas. Sakslasi hoiatati eraldi meelevaldse kinnipidamise ohu eest ja piiratud konsulaarabi võimaluste eest. Lisaks mainiti sakslastele veel, et elate metsikute pesemata venelaste kõrval. Seetõttu on parem sealt lahkuda. Eriti arvestades Vladimir Putini paranoilist hirmu diversioonide ees. Sakslastel paluti siiski sealt lahkuda. Vastuseks kutsusid eurooplased oma kodanikke Venemaalt lahkuma, et oleks võimalik need metsikud venelased lõplikult tsiviliseeritud maailmast ära lõigata. Aga selleks, et mõista, miks Saksamaa äkki hakkas rääkima droonidest kogu Venemaa territooriumil, tuleb vaadata, mida Ukraina teeb. Ja Ukraina teeb midagi strateegilist. Ta muudab kogu Venemaa sügavuse löögitsooniks. Värskem näide on vastu 1 juulit. Ukraina droonid ründasid sel ööl Bensat. Rünnaku alla sattus Roskosmose füüsikaliste mõõtmiste teadus- ja uurimisinstituut. Ja see ei ole juhuslik sihtmärk, see on järjekindel strateegia Vene armee pimestamiseks. Hiljem selgitan täpsemalt, mida ma silmas pean. Bensa instituut toodab andureid ja mõõtesüsteeme raketi, kosmose ja lennundustehnika jaoks. Ukraina sõjaväeluure andmetel. ČAS ettevõte tarnib varustust hävitajatele Su-34 ja Su-57, samuti tiibrakettidele H-101, H-59, M2 Iskanderi kompleksidele Bulava ja Topol M. Samal öön toimus veel üks võimas löök, veelgi sügavamale Venemaa sisemaale. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas löögist Ufa naftatöötlemistehasele. See on rohkem kui 1300 kilomeetri kaugusel rindejoonest. Jutt käib naftatöötlemiskompleksist Ufa linna põhjaosas. Selle nimi on Bashneft Ufa Neftehim. Võimsusega 9 miljonit tonni aastas. Ja lisaks Bashnefti naftatöötlemistehas töötleb umbes 7 miljonit tonni aastas. Sai samuti pihta. Tuletan meelde, enne seda olid Ufa naftatöötlemistehased juba 25. juunil rünnaku all. Ehk siis sama tehast rünnati nädala jooksul 2 korda 1300 kilomeetri kaugusel piirist. Ja nende löökide filosoofia, Zelenski sõnastas selle väga lühidalt. Tsitaat. Iga päev viiakse ellu meie rakenduskava. Ukraina kaugulatusega sanktsioonid. See on õiglane. Vastuseks kõigele, mida Venemaa meie vastu teeb. Venemaa peab oma sõja lõpetama. Siinkohal tuletan meelde, et see polnud ammu. Zelenski andis käsu eelkõige Ukraina julgeolekuteenistusele alustada sellist 40-päevast operatsiooni. Igapäevased löögid Venemaa pihta ja nüüd see viiakse ellu. Üldiselt oli möödunud öö ulatus järgmine, ainult 1 öö jooksul. Ukraina lasi Venemaa pihta 179 drooni.
Vene Föderatsiooni kaitseministeeriumi andmetel need droonid lendasid üle Astrahani, Belgorodi, Brjanski, Volgogradi, Kaluga, Kurski, Orioli, Penzai, Rostovi, Saratovi, Samara, Tveri ja Uljanovski oblastite kohal. Krasnodari ja Stavropoli Krai, Moskva piirkondade kohal ning okupeeritud Krimmi kohal. See tähendab, et löögi all oli peaaegu kogu Venemaa Euroopa osa. Ühe ööga. Sellised on mastaabid. Ja need on Flamingo raketid. Subtiitrid tegi Dima Torsok. Subtiitrid tegi Dima Torsok. Dima Torsok. Subtiitrid tegi Dima Torsok. Dima Torsok. Subtiitrid tegi Dima Torsok. Aga Teate, droonid on droonid, aga viimaste päevade peamine staar on Ukraina tiibrakett Flamingo. 27. juunil debüteeris see suurt tähelepanu pälvinud sihtmärgi pihta. Laupäeva öösel sattus Volgograd raketirünnaku alla. Kahjustada sai tööstusettevõtte Krasnoktiaberskis rajoonis. Hiljem sai teatavaks, et sihtmärgiks oli kaitsetööstuse tehas Titan barrikaadid, mis toodab Iskander M ja Topol M raketikomplekside stardiseadmeid. Mis tehas see on? Oluline on aru saada, et üldse hinnata seda lööki. Ukraina luureandmetel kuulub ettevõte Roskosmose struktuuri ja toodab iseliikuvaid stardiseadmeid operatiivtaktikalistele kompleksidele Iskander M, autonoomseid stardiseadmeid Topol M-le ning haubitsate MSTA-S suurtükiosi. See tähendab, et Ukraina tabab taas nende rakettide allikat, millega Venemaa terroriseerib Ukraina linnu. Ja tähelepanu, lööb jälle. Tabab objekti, mis on seotud Roskosmosega. Jätke see hetk meelde, see on juba teine kord, kui ma mainin Roskosmos selles saates. Ja mitte niisama. Ja just neid Flamingo raketilööke kirjeldati täna suurepäraselt Bloombergis. Järgneb tsitaat. Ukraina rünnakut ulatus ja geograafiline haare näitavad, kui palju on riigi kaugmaa löögivõimekus arenenud. Varem suutis Ukraina rünnata ainult naaberpiirkondi. Kuid sel aastal on piirkondades, kus elab üle 70% Venemaa elanikkonnast vähemalt korra õhuhäire välja kuulutatud, sealhulgas Omski oblastis Lääne-Siberis, mis asub peaaegu 3000 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Ja selle läbimurde võtmeks on just kodumaised Ukraina raketid ja droonid. Ja siin selgitab Rahvusvahelise strateegiliste uuringute instituudi ekspert Douglas Barry. Flamingo pakub võimalust anda lööks sügavale Venemaa territooriumile suure lõhkepeaga. See on märkimisväärne areng kaugrünnakute kampaanias. Tema sõnul kahjustab võime rünnata Venemaa kriitilist taristut droonide ja tiibrakettidega Venemaa sõjatööstuse elemente ning lööb majandusele. Ja see rõhutab Venemaa avalikkusele, et sõjal Ukraina vastu on oma hind. Näitajad on muljet avaldavad, sest Flamingo tootmine algas sõna otseses mõttes alles eelmisel aastal. Ulatus on deklareeritud kuni 3000 kilomeetrit. See võimandab potentsiaalselt tabades sihtmärke suuremas osas Euroopa Venemaast ja teoreetiliselt ka Uraali taga. Muide, suurepärane animatsiooniline video sellest, kuidas töötab rakett Flamingo on minu YouTube'i kanalil ja ma soovitan teil seda vaadata. Selle video lingi jätan selle osa kirjeldusse. Ja selle kohta kirjutab Bloomberg, on olemas lööke, mis on efektsed, need on põlevad naftatehased, aga on ka vaikseid lööke, kuid võib-olla on need palju olulisemad. Kosmosesidekeskuse Dubna tabamine. 22. juunil Moskva oblastis sai üheks põhjuseks, miks Venemaa on viimasel ajal harvemini korraldanud massilisi raketirünnakuid Ukraina vastu. Ja see on taas objekt, mis on seotud Roskosmosega. Eksperdid kinnitavad, et Venemaa ei suuda viimastel päevadel alustada uut raketirünnakute lainet Ukraina vastu, sest kosmose juhtimise sidekeskused on kahjustatud. Nad ei suuda rünnakuid ette valmistada, nad ei saa seal käivitada näiteks sama Oreshnikut ja nii edasi. Seega, kui neid sidekeskusi pole, ei saa ka raketiväelased töötada. See tähendab, et Ukraina ei hävita seal lihtsalt ladusid, naftatöötlemistehaseid ja nii edasi. Ukraina lülitab metoodiliselt nii-öelda rivist välja Venemaa raketiprogrammi silmad ja käed. Alates tehastest, kus tehakse Iskandereid, kuni keskusteni, mis neid lööke juhivad ja koordineerivad.
Seepärast kutsusin teid üles seda olulist hetke Roskosmose objektidega meelde jätma. See tähendab, et nüüd on juba ilmne, et Ukraina lööb just side pihta. Nüüd sellest, mida Ukraina löögid teevad Vene tagalaga. Nagu kirjutab Bloomberg, peaks Venemaa ootama maksejõuetuste, pankrottide, maksmata jätmiste, ettevõtete sulgemiste, koondamiste ja teiste süsteemse majanduskriisi ilmingute lainet. Naftatöötlemise ründamist nimetatakse viisiks nullida Venemaa peamine trump. Igapäevaelus näeme me juba selle kriisi kõiki ilminguid. Kütus on defitsiidis. No näiteks Gazprom Neft ja Lukoil on hakanud piirama bensiini müük isegi Moskvas ja Moskva oblastis. Krimmis toimub massiline vallandamine bensiinipuuduse tõttu. Ja mis kõige tähtsam, Venemaa on alustanud bensiinimeritsi importi Indiast. Veel kord, naftasuurik ostab kelledki bensiini ja toob selle oma territooriumile. Miks on see poliitiliselt ohtlik just praegu? Sest Venemaal on valimised juba septembris silmapiiril ja kütusekriis mõjutab Vladivostokit, Vladimir Putinile kõige tundlikumal hetkel. Seetõttu hakkas ta nii valjult rääkima mingitest sageli välja mõeldud Vene armee edusammudest rindel. Ta ütleb sisuliselt, kuulake, jah, ärge pöörake tähelepanu sellele, mis Venemaa enda pihta lendab. Ärge pöörake tähelepanu kütusekriisile, ärge pöörake tähelepanu sellele, et õhutõrje ei tööta ja nii edasi. Pöörake parem tähelepanu minu muinasjuttudele sellest, kuidas Vene armee murrab läbi rindejoone igas suunas, kuidas ta vallutab aina uusi ja uusi territooriume. Analüüsige nüüd Putini esinemisi viimase 2 nädala jooksul. Ja igast neist räägite sellest, kuidas Vene armee murrab läbi rindejoone. Ja ta ütleb, jah, muidugi on probleeme kütusega, aga Vene okupandid, mulle meeldis see tema väljend, pommitavad iga päev. Lihtsalt kujutage ette. Hiiglasliku riigi president Vladimir Putin räägib lihtsalt nagu mingi tänavakõnts. Ta ütleb, meie poisid peksavad iga päev. No seal ju peksavad poisid iga päev. Iga jumala päev peksavad. Ma ei tea, see on lihtsalt... Kuigi, mille üle ma üldse imestan? Matsid juhivad matside üle. Kui rahvas on mats, siis on ka juht samasugune. Ja kas te mäletate, kuidas Vladimir Putin kurtis selle üle, et Ukraina rünnakud Venemaa vastu on mõeldud selleks, et külvata segadust ja hirmu venelaste seas ning mis kõige tähtsam, panna venelasi kahtlema Venemaa enda tegevuse õigsuses. Ja täna märgib Sõjauuringute Instituut midagi, mis kindlasti paneb Vladimir Putini tooli nihelema. Ukraina rünnakute taustal otsivad venelased üha sagedamini internetis teavet selle kohta, millal sõda lõpeb. Ja see otsingupäringute näitaja on viimase 2 nädala jooksul olnud rekordiline alates täiemahulise sissetungi algusest. Sõjauuringute Instituut arvutas välja, et nädalal 22–28 juunini ulatus otsingumootorisse sisestatud päringute arv, millal lõpeb SVO 137 000 nii. Ja nende päringute geograafia on sisuliselt kogu Kremli poliitika hukkamõist, stiilis hoiame võtmelinnad, võtmepealinnad sõjast eemal. Märkimisväärne osa neist päringutest registreeriti Moskva ja Leningradi oblastites, just nendes piirkondades, mida Kreml oli eriti tugevalt õhutõrjesüsteemidega kaitsnud. Kuid see ei kaitsnud neid suuremas osas Ukraina kaugrünnakute eest. Ma juhin teie tähelepanu sellele, et Vladimir Putin ütles pühapäeval intervjuus, et ta andis käsu. Toota, rõhutan, toota rohkem õhutõrjesüsteeme, arendada rohkem õhutõrjesüsteeme selleks, et katta strateegilisi objekte. Sisuliselt tunnistas Putin, et neid süsteeme ei ole olemas. Neid füüsiliselt ei eksisteeri, neist lihtsalt ei piisa, seetõttu ütleb Putin. Ma andsin käsu toota rohkem, arendada rohkem, et võib-olla tulevikus katta seda, mis jääb alles näiteks naftatöötlemisest. Ja siin on Sõjauuringute Instituudi otsene järeldus. Vladimir Putin tüüdis teha nii, et suured linnad tunneksid sõja tagajärgi vähem, kuid uued andmed näitavad, et Vene ühiskond väsib sellest sõjast üha enam, sest Kreml ei suutnud venelasi selle tagajärgede eest kaitsta. Ja tundub, et Ukraina droonide ja rakettide rünnakute psühholoogiline efekt on toiminud. Muide, langeb ka reiting Kremliga seotud Общественное мнение fondi küsitluse järgi. Vladimir Putini heakskiidu reiting langes 5% punkti võrra 74%-lt 69%-le vahetult pärast suurimat Ukraina rünnakut Moskva oblastile. See oli siis, kui Kapotnes põles naftatöötlemistehas. Usaldustase Putini vastu on alates 2026 aasta veebruaris stabiilselt langenud ning venelaste valmisolek rahuks on praegu väga kõrge.
Kiievi konfliktoloogia ja Venemaa analüüsi instituudi andmetel on 81% venelastest valmis toetama sõja lõpetamist juba homme. See on kõrgeim näitaja alates sissetungi algusest, samal ajal kui sõja lõpuni võidu nimel toetajate arv on vähenenud 13%-lt 9%-le. See tähendab, et vaid 9% pesemata venelastest toetab sõda kuni võiduka lõpuni. Kuid, ja see on põhimõtteliselt oluline, ise Vladimir Putin vastab sellele küsimusele eitavalt. Pühapäevases intervjuus rääkis ta Kiievi ettepanekust loobuda üksteise territooriumil rünnakutest ja piirata sõjategevust, kuid andis mõista, et ta ei ole sellega nõus, sest tema sõnul annaks see Ukraina armeele eelise. Peamiseks ülesandeks nimetas ta, tsiteerin, Donbassi ja Novorossija lõpliku vabastamise. Siin ongi selle ummikseisu põhjus. Vene rahvas, võib-olla kunagi tahab, võib-olla ei taha. Venemaa majandus põleb juba ilmselgelt, aga mees Kremlis hoiab kinni maksimalistlikest eesmärkidest, sest ta mõistab, et pärast sõda hävitavad teda lihtsalt tema enda eliidid, kes küsivad, nii, aga mis siis üldse selle sõja mõte oli? Nüüd kõige muret tekitavama juurde. Kui rott nimega Vladimir Putin on nurka aetud, siis see marutõppe nakatunud rott vahutab suust ja üritab viimaste jõududega rünnata. See on bioloogia. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrski teatas, et Venemaa kindralstaap töötas selle roti Vladimir Putini nõudmisel välja mitu uut pealetungistsenaariumi Ukrainas. Kõige tõenäolisemat varianti kirjeldas ta nii. Kõige tõenäolisem variant, mida kinnitavad mitmed andmed, on pealetung põhjast, Venemaa territooriumid Brjanski oblastist, mitte Kiievi, vaid Tšernigivi oblasti suunas. Ehk siis vastase loogika Sõrski sõnul on järgmine. Seega loodab Venemaa venitada rindeliini ja sundida Ukraina tiima vägesid üle peamistelt rindelõikudelt, kus praegu käivad aktiivsed lahingud. Ehk siis eesmärk pole niivõrd territooriumi hõivamine, kuivõrd Ukraina jõudude hajutamine ja kurnamine. Arutati ka Valgevene varianti, kuid siin läks Kremlil plaanid vett vedama. Venemaal kaaluti võimalus korraldada operatsioon Valgevene territooriumilt, kuid Sõrski arvates ei ole pärast viimaseid sündmusi tõenäoline, et vabariik nõustub taas oma territooriumi rünnaku platvormina kasutamiseks andma. Miks? Sest Aleksandr Lukašenka saab suurepäraselt aru, et Ukraina droonid ja raketid võivad vaid ühe ööga lihtsalt tolmuks muuta kogu tema naftatöötamistööstuse, tehased ja energeetika. Lihtsalt ühe ööga. Ta näeb ju suurepäraselt, mis Venemaal toimub. Samal ajal valmistub Ukraina põhjas väga tõsiselt. Mais heiteti Polesses uusi kindlustusi ja miinitõkkeid ning juunis teatas Sõrski uute droonisüsteemide üksuste moodustamisest just põhjasuuna katteks. Ukraina rahvuskaardi ülem Pivnenko täpsustas, Lene sissetung on siin võimalik, kui piiril koondub 70 000 sõjaväelast, kuid Ukraina relvajõud ei lase 2022. aasta stsenaariumil korduda. Ja siin kerkib taas esile, nagu öeldakse, Valgevene sõlm, millest me rääkisime teiega eelmistes saadetes. Volodõmõr Zelenski selgitas, et Tšernigivi ja Kiievi suundade kindlustamist tuli tugevdada seetõttu, et Vladimir Putin suurendas survet Aleksandr Lukašenkale, et tõmmata teda sügavamale sõtta. Aga oluline on, nagu öeldakse, mitte keskenduda ainult ühele stsenaariumile. Eskalatsiooni valmistatakse ette mitte ainult Ukraina vastu. Lääne luureteenistused annavad häiret NATO idatiiva ohust. Poola välisluure juht Pavel Šota ütles täna järgmist, tsiteerin, Vladimir Putin on oma kaotuse pantvang ja hakkab panuseid tõstma. Tema sõnul võib Venemaa jätkata sõda Ukraina vastu veel mitu aastat ning korraldada provokatsioone NATO idatiiva riikide vastu. Poolat ja Balti riike nähakse takistusena oma impeeriumlikele eesmärkidele. Ja just selles kontekstis on eraldi liin Poola ja Ukraina vaheline lõhe, mida Kreml aktiivselt ära kasutab. Poola eriteenistuste koordineeriv minister Tomasz Szymania hoiatas, et Venemaa võib kasutada praegust pinget Poola ja Ukraina vahel infooperatsioonideks. Moskva eesmärki kirjeldas ta järgmiselt. Õõnestada usaldust Ukraina praeguse võimu ja isiklikult president Zelenski vastu ning suurendada pingeid Poola ja Ukraina suhetes, mõjutades Poolas viibivaid ukrainlasi. Nüüd liigume edasi kuulujuttude juurde uue mobilisatsioonilaine kohta Venemaal. Teeme nii, otsest määrust üldmobilisatsiooni kohta ei ole ja tõenäoliselt ka ei tule. Aga on kaudseid märke, et Kreml valmistab ette väga karmide meetmete kehtestamist.
Vladimir Putin hoiatas eelmisel päeval, et ta allkirjastas seaduse, millega luuakse kõigi venelaste mobiiltelefonide riiklik andmebaas. Moskvalasi sunnitakse neil välispassi taotlemiseks registreeruma ainult riikliku sõnumirakenduse Max kaudu, mida muide ei ole võimalik iPhone'i alla laadida. Lisaks see ootamatu piiride sulgemine põhjas, millest me selle saate alguses rääkisime. Asi on selles, et Kreml tugevdab maksimaalset kontrolli oma elanikkonna üle. See on kõigi mobiiltelefonide digitaalne arvestus, kontroll välispasside väljastamise üle ja piiripunktide sulgemine. See on see, mille üle venelased ukrainlaste kallal nalja tegid. Nüüd saavad nad täpselt sama. See on elanikkonna kontrolli infrastruktuur. Täpselt see, mida vajab riik, mis ei välista uut mobilisatsioonilainet ja tahab, et kõik kutsealused, nagu öeldakse, laiali ei jookseks. Ja isegi kui nad proovivad laiali joosta, saab neid väga lihtsalt jälgida. No, mobiiltelefoni on nii väga lihtne jälgida ja nüüd lihtsalt sunnitakse neid registreerima. Ja veel mõned olulised uudised, mis rõhutavad, kui tõsiselt valmistuvad Ukraina ja Euroopa praegu Vladimir Putini võimaliku eskalatsiooni jaoks. Ukraina ja Rootsi leppisid kokku 16 mitmeotstarbelise hävitaja Gripen E tarnimises, mille tootjaks on Saab. Tehingu maksumus on umbes $2,5 miljardit. Ja nagu te mäletate, on see osa suurest pöördest. Sest 2025 aasta oktoobri lõpus sõlmisid Ukraina ja Rootsi kokkuleppe vähemalt 100 Gripen E lennuki ostmiseks ning kokku võib tehing kasvada kuni 150 sellise masinani. Lisaks annab Rootsi eraldi üle veel 16 eelmise modifikatsiooni Gripen CD lennukit, mis jõuavad Ukraina relvastusse juba 2027 aasta alguses. Teine uudis. Ukraina muudab mereväe sõja reegleid. Ukraina pöördus ÜRO rahvusvahelise mereorganisatsiooni poole üleskutsega tunnistada Venemaa varilaevastiku laevad seaduslikeks sõjalisteks sihtmärkideks. Nimelt ebaseaduslik, rõhutan, ebaseaduslik sanktsioonide all olevate naftatoodete vedu rahastab otseselt Venemaa agressiooni. Seetõttu ei saa selliseid laevu pidada tavaliseks tsiviiltranspordiks. Ja see juba töötab praktikas. Viimase aasta jooksul on Ukraina tabanud umbes tosin Venemaa varilaevastiku laeva. Pärast närtsikuist rünnaku tankerile Arctic Metagas ei ole ükski Venemaa veeldatud maagaasi tanker enam julgenud minna läbi Vahemere. Nüüd on Moskva sunnitud saatma oma varilaevastiku tankerid ümber Aafrika hea lootuse Neeme kaudu, mis muudab logistika palju kallimaks ja palju keerulisemaks. Võtame nüüd kokku. Kas Ukraina kauglöögid võivad nurjata Vladimir Putini eskalatsiooni? Aus vastus, nii jah kui ka ei samal ajal. Viimastel päevadel oleme näinud lööke tehastele, mis toodavad raketikomponente. Löök Tubna kosmose sidekeskusele võttis Venemaalt ajutiselt võimaluse korraldada massiivseid raketirünnakuid. Kütusekriis mõjutab Venemaa majandust vahetult enne valimisi. Ühiskond annab märku, et kas ta ei saa siiani aru, mis toimub või hakkab ta sellest sõjast väsima. See kõik piirab tegelikult Kremli ressursse uueks suureks pealetungiks. Aga teisest küljest, ja just siin peitubki kogu paradoks, võivad need samad löögid mitte peatada, vaid hoopis sundida Vladimir Putinit eskaleerima. Kuid ärge kiirustage järeldustega. Näiteks Poola luure teatas, et Vladimir Putin on oma kaotuse pantvang ja hakkab panuseid tõstma, et säilitada võimu, mis on hakanud libisema selle rotipoisi Vladimir Putini käest. Just selles seisnebki lõks, kuhu Putin on sattunud. Ta ei saa taanduda, sest ta on avalikult sidunud end Donbassi ja Novorossija vabastamise ning võitja kuvandiga. Võita ta samuti ei saa, sest Venemaa territooriumil põlevad tehased, raketid ja droonid lendavad iga päev ja iga öö, kui Venemaa ründab kõike, mida näeb. Ja bensiin saab otsa, majandus liigub vaikselt kuristikku ja nii edasi. Ja jääb ainus väljapääs, mida Vladimir Putin oskab, panuste tõstmine. Sellest tulenevadki stsenaariumid pealetungiks Černihivi oblastile, provokatsioonid Poola ja Balti riikide vastu, piiride sulgemine, digitaalne kontroll elanikkonna üle ja nii edasi. Mida tugevamad on löögid, seda suurem on kiusatus eskaleerida, et oma jõudu tõestada. Aga see on väga oluline. Lõpuks viib just diktaatori viimane pingutus impeeriumi lõplikule kokkuvarisemisele.
ajalugu on selliseid stsenaariume korranud sadu kordi ja alati on sellised eskalatsioonistsenaariumid viinud režiimi languseni. Seetõttu las see nurka aetud marutõbine rott proovibki oma viimast eskalatsiooni teha. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha tehes annetuse all olevate linkide või rekvisiitide kaudu selle video kirjelduses. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head!